Hello everyone. Tere kõigile, aitäh Rudiger. Mul on hea meel avada hommikuse sessiooni kolmanda ja viimase teema, mis on siis hariduse osutamine Eestis. Selle presentatsiooni käigus püüan vastata teie küsimustele, mis puudutab konsolideerimist, koolivõrgu kohandamist, haridusteenuse digitaliseerimisest ja lõpuks, millised võiksid olla võimalikud lahendused ja mõtted. Arutame koolivõrgustiku trende ja geograafilisi erinevusi. Keskendume kõigepealt õpilaste, õpetajate ja koolitrendidele, mille aluseks on põhi- ja keskhariduse konsolideerimine. Kõigepealt õpilase õpetajate suhtarvud on maapiirkondades ja linnapiirkondades erinevus. Maapiirkonnas on koolid väiksemad ja suurem hulk õpilasi õpetaja kohta näitab seda, et suurem osa koolidest on selles piirkondades. Koolide sulgemised keskkoolis on vastavuses kasvanud nõudlusega ja soovitustega. Sõltumata piirkondades, kus nõudlus keskhariduse järgi on kasvanud 1800 täiendava õpilase võrra, siis on koole vähem iga 800 täiendava kooli õpilase võrra. Vaatame praegusi geograafilisi erinevusid, kvaliteedi tulemusi kooli piirkondades vastavalt administratiivhaldusüksuse ja administratsiooni vahel. Vabandan, mina ei saa kõnelejast aru. Ja vasakult näeme, et isegi erinevates maakondades pole mingeid viiteid sellele, et piirkondades oleks hariduse alaseid ebavõrdsusi märgata. Sellegi poolest on suur probleem see, et õpetajad vananevad ja paljudes kohalikes omavalitsustes on õpetajaid puudu ja praegu on pooled õpetajatest 50-aastased või vanemad ja väga väike protsent õpetajatest on 30-aastased või noored. Ja lõpetuseks, kui vaatame haridusalaseid kulutusi viimastel aastakümnetel, siis need on seotud ka kohalike omavalitsuste palkade tasemega ja Eestis on viimastel aastakümnetel kulutused haridussüsteemile suurenenud, aga hariduse kõigil tasanditel kulutab Eesti jätkuvalt OECD teiste riikidega võrreldes haridusele vähem. Ja maakonniti me näeme kulutusi inimese kohta aastal 2019, mis oli näiteks Tallinnas 300 eurot inimese kohta, maapiirkondades näiteks 200 eurot inimese kohta. Nii et kokkuvõttes me nägime, et Eesti haridussüsteem on hariduse pakkumise mõttes kvaliteetne, võrdne. Lisaks sellele tehakse pingutusi haridussüsteemi tõhususe parandamiseks ja praegu on õnnestunud erinevate põlvkondade esindajaid õpetajaskonda lõimida. Sellegi poolest on paljudes eriti maapiirkondades jätkuvalt puudu noortest õpetajatest. Ja mehhanismide ümberjaotamine tundub saavutamata oma eesmärki, aga tõhususeks seatud eesmärgid on jätkuvalt ebaselged ning koolide ühtlustamine kas rahastamise kaudu võib tingida ka selle, et teatud omavalitsustes on õpetajatel makstav palk teistest märksa kõrgem. Kuidas aga Eesti saab kohandada oma koolivõrgustikku, et see oleks tõhus, samas kui ligipääs kvaliteetsele haridusele oleks kõikjal tagatud? Vaatame kõigepealt koolide suurusi ja vahendeid maapiirkondades. Kui me seda täpsemalt uurisime, siis me nägime, et 100 õpilase kohta oli tavaliselt keskmiselt 5,5 õpetajat igas omavalitsuses,
Asjakohane siinkohal on ka see, et kas teatud piirkondadesse on ehitatud lisakoole, kus koole on näiteks suure rahvaarvu tõttu puudu. Ja me oleme näinud näiteks Viimsis, Pärnus ja Tartus seda, et viimase aastakümne jooksul suurenenud nõudlust on hakanud rahuldama uued ehitatud koolid. Sellegipoolest me näeme, et teatud kohalikes omavalitsustes ei ole õnnestunud uusi kooli nii palju ehitada, kuivõrd viimase aastakümne jooksul nõudlus on suurenenud. Viimane küsimus, mida tasuks uurida, on see, et kas rahastus kohalikes omavalitsustes katab ära ka need kulud, mis on seotud geograafiliste ja demograafiliste teguritega. Vasakul te näete, et rohkem on erinevusi riikliku keskmisega võrreldes, kui neid eeldati. Seda on näha siis slaidi paremalt poolelt ja vasakul toodud piirkondades on riikliku keskmisega vähem erinevusi. Ja kokkuvõttes võimegi öelda, et praegu ruumiline nõudlus nõuab ka 3 erinevat strateegiat, et tuleks parandada praeguste koolide tõhusust, kohandades ka seda, mis tasandi õpetajaid teatud piirkondades on, kus neid ei ole ehk piisavalt, sinna tuua juurde, samuti suurendada ka koolide haaret piirkonna kohalikes omavalitsustes, kus ei ole haridussektor niivõrd hästi kasutusele võetud ja samuti ka tuleks strateegiliselt ja ühiselt planeerida nii linnapiirkondades kui ka kohalikes omavalitsustes haridussüsteemi korraldamist. Nüüd vaatame seda, kuidas saab Eesti kohandada kõige paremini oma haridussüsteemi selleks, et vastata tulevastele demograafilistele muutustele ja erinevatele stsenaariumitele. Vastavalt praegustele rahvastikuprognoosidele näeme, et 2035. aastaks arvatakse, et väheneb 33% võrra õpilaste arv nii linnades kui ka teistes piirkondades ja Euroopas on Eestis suuruselt teine kulutuste määr algkooli õpilaste kohta just nendes hajaasustustega maapiirkondades. Teisalt maapiirkondade kohalikel omavalitsustel on nii kõige madalamad iga-aastased kulud, kui ka on kõige väiksem vahemaa kooli ja õpilase elukoha vahel. Isegi pärast haldusreformi võivad need kulud jääda teatud piirkondades suureks. Kokkuvõttes peab koolide ühtlustamine jätkuma ka järgmistel aastakümnetel enamikus kohalikes omavalitsustes. Samal ajal peavad ka mõned linnapiirkondade kohalikud omavalitsused tegelema sellega, et sinna tuleb inimesi juurde ehk nõudlust tuleb juurde ja ka suutlikkust tuleb seetõttu suurendada. Sellegipoolest peavad ka väga kallilt käitatavad väikekoolid jääma avatuks, et tagada õpilaste juurdepääs haridusele. Ja tuleb vaadata ka seda, kuidas on võimalik kulusid kokku hoida, ka siis, kui teatud piirkondades haridusteenistuste järele nõudlus väheneb. Oluline on pakkuda hariduses ka digivahendeid. Ja varasemalt oleme rääkinud hariduse digiteerimisest, eriti sellest, mis puudutab ligipääsust digitehnoloogia vahenditele. Meil on olemas elukestva õppestrateegia 2014-2020, mis on Eesti viitedokument, haridusstrateegia 2021-2035 ja ka EduLabi projekt. Eesti eesmärk on parandada õpetajate ja õpilaste digioskusi ja julgustada neid digivahendeid õppekeskkonnas rohkem kasutusele võtma, sealhulgas ka tehisintellekti vahendeid. Ja praegu koostöö Eesti õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate vahel on üldiselt aina paranenud ka digilahenduste mõttes
ja IKT aineid on ka õppekavades olemas. Eestis on jätkuvalt märkimisväärseid väljakutseid ka kutsehariduse valdkonnas. 2013. aasta kutseõppeasutuse seadus on tänapäevastanud ka kutseõpet riigis ja seda, kuidas seda korraldatakse. Et kutseõppe lõpetavad inimesed tööturu vajadustega paremini kooskõlla viia, on meil olemas ka OSKA süsteem selleks, et hinnata peamiste valdkondade, sealhulgas IKT vastavaid vajadusi. Sellegi poolest on Eesti jätkuvalt märkimisväärseid väljakutseid kutseharidusega seoses. Ainult 6,9% kutseharidusasutuste lõpetajatest lähevad edasi haridust omandama, seda aastatel 2019-2020 ja 19,2% kõikidest nendest, kes alustasid kutseõpet, langesid esimesel õpinguaastal välja. Aastal 2020 9,4% nendest ei jätkanud ei kutsehariduses ega ka üldises haridussüsteemis aasta pärast väljalangemist. 31% inimestest, kes elavad maapiirkondades, neil on väga primaarsed digitaalsed oskused võrreldes 68% linnades. Digitaalsed oskused Eestis on madalamad kui tema Põhjamaa naabritel. 89% inimestest, kellel on ebapiisavad tehnilised arvutioskused vastavalt testidele, mis on 5% probleemi kõrgem, 2 korda kõrgem kui Norras, Rootsis ja Taanis. Õpetajate madalad digitaaloskused on olnud oluliseks väljakutseks Eesti pika uuringu kohaselt. Lairibaühendus erineb oluliselt, olulisel määral, nagu näha vasakpoolsel. Parempoolne näitab, et maapiirkonnad ja vaesemad piirkonnad, neil ei ole kas üldse lairibaühendusi või need on nõrgemad kui linnapiirkondades. Digitaalne ühilduvus on oluline, hädavajalik. See tähendab, et maapiirkondades, kogukondades olevad inimesed saavad osaleda igapäevastes tegevustes, seda, mida meie võtame iseenesestmõistetavad tiheasustusalades. Ja lõpuks kõik need hinnangud. Siin antakse soovitusi, kuidas aidata Eestil kohandada oma koolivõrgustikku selleks, et saavutada õpilaste kõrget haridustaset, sõltumata sellest, kus nad elavad. Kõigepealt keskendudes väljaõppele ja õpetajate koolitusele, et koolides oleks õpilasi. Tuleb välja toetada motiive selleks, et õpetajad läheksid maapiirkondades, kompensatsioonimehhanismid, mitte ainult väikeseid ja integreeritud õppega, vaid ka leida pikaajalisi lahendusi. Soovitusi, meetmed, vähendada vältimatuid kulusid, samal ajal võimaldada finantseerimise kasutamise paindlikkust. Grantide andmine on esimene samm selleks, et tagada, et väiksed maaomavalitsused on korrektselt finantseeritud. See, et kulud, mis on vältimatult seotud maapiirkondadega, kaugpiirkondadega, nii nagu raportis antakse, ja seetõttu tuleb tekitada ülekandesüsteeme. Rohkem paindlikkust raha kasutamiseks on omavalitsustel rohkem võimalusi kvaliteetseid eesmärke saavutada, selleks, et ühendada hariduslõhed ja tagada õpetajad, kes on hea kvalifikatsiooniga. Tekitada motivaatoreid, et soodustada koostöö hariduse andmisel erinevate omavalitsuste vahel ning konsolideerida kõrgema hariduse andmist funktsionaalse ja strateegilise pildiga, et koolidirektorid oleksid sellest huvitatud, motiveerida spetsialiseeritud õpetajate käimist erinevates koolides. Tsentraaltasandil toetatakse ka ühist restruktureerimist, mis võimaldab väiksematel omavalitsustel strateegilise koostööga soovitada ka konsolideerida kõrghariduse andmist,
funktsionaalse strateegilise pildiga. See põhineb funktsionaalse teenuse osutamise valdkondadele, mis võtavad arvesse nõudlust hariduse järgi tulevikus ning optimeerida ligipääsu koolidele. Lisaks gümnaasiumide loomine peaks olema vastavuses teiste poliitikatega, selleks, et potentsiaali kasutada oma uutes ehitatud koolides ning integreerida erinevad strateegiad. Viiendaks, töötada edasi nõudlusel või tellimistranspordi lahendusi selleks, et soodustada ligipääsu maakoolidele. Nii et koolidel, kellel ei ole ligipääsu IKT-le, siis maapiirkondad peaksid saama kasu paindlikust transporditeenusest vastavalt nõudlusele. Prioritiseerides paindlikke broneeritavaid transpordivõimalusi või sõiduplaani põhisele transpordile, digitaliseerida kutseharidust, võimaldada transpordi tellimist mobiiltelefoniga. See on kasuks kogu maapiirkondade elanikkonnale, see annab inimestele ligipääsu põhiteenustele, õpetajatele ja kutseharidusõpilastele, kes lahkuvad maapiirkondadest. Digitaliseerida kutseharidust, et laiendada võimalusi maapiirkondade noortele, selleks, et sulgeda hariduslikke lõhesid ja vältida väljalangemist. Eestil on strateegia, kuidas paremini integreerida gümnaasiumi ja kutseharidus, ühendada IT-ga oskusi, mida vaadatakse tuleviku tööjõuturgudel ja lõpuks töötada välja ühine strateegia, kuidas kohaneda kahanemisega kõikides teenusesektorites, kuidas kohandada teenuste osutamise taset kõikides sektorites, mitte ainult ühes sektoris, omavalitsuste koostöö ja finantstugi keskvalitsuses, taoline integreerimine kasutab sünergiat ja vähendab ebaefektiivsust rahaliste ressursside kasutamisel. Digitaalsete teenuste osutamine on samuti oluline selleks, et vähendada ebavõrdsust teenuste osutamises erinevates regioonides. Seetõttu on Eestil vaja ühtset strateegiat, kuidas kõige paremini kohandada teenuste osutamist nutikal ja ebajätkusuutlikul moel.